Tervist! Ma olen olnud edu ja tegu ja ettevõtluse pädevuse mõtestamise juures väga pikki aastaid. Ma olen üsna põhjalikult selle õppe sisu planeerimisega, selle õppe kui üldpädevuse planeerimisega seotud. Võib-olla tänu minule on väga paljud õppimisega seotud aspektid selle pädevuse osad. Ja ma arvan, et mul on täna teatud õigus rääkida mingitest aspektidest, millest me süstemaatiliselt ettevõtlikkuse kontekstis ei räägi. Me teame ka seda, et väga sageli õpilased ei ole motiveeritud tegema ettevõtlusõppega seotud tegevusi. Võiks mõelda, kuhu sisse see ettevõtlikkus nende arust tegelikult sobitub, mida see nende jaoks tähendab. Ja kas me võiksime võtta hoopis teistsuguse perspektiivi, teistsuguse skaala ja vaadata, kuhu sisse ettevõtlikkus tegelikult mahub ja mahtuma peab. Ja me räägime täna 3 teemast. Esmalt, kus me oleme ettevõtlikkusega suures pildis. Teiseks me räägime tõesti sellest, millele Urmas ka viitas. Kas me teame täna inimese kohta midagi sellist, mis ei toeta seda, kuidas me võib-olla ettevõtlikkust või majandust laiemalt mõtestame? Ja 3, kuidas selle pinnalt toetada sellist mõnusat ja head motivatsiooni õpilastes asju teha? Ja esmalt küsida, mida nad üldse peaksid tegema. Ma ei tea, kui sageli teie mõtlete sellisest asjast nagu vaalasitt, vaalade sõnnik. Et mina ikkagi aeg-ajalt mõtlen, et kui me vaatame seda, mis toimub näiteks, mis on toimunud viimase paarisaja aasta jooksul, me oleme löönud mättasse oma vaalad. Ja kui te mõtlete selle peale, mis on vaalade roll ökosüsteemis, siis see roll on peidetud, aga väga oluline. See on väga oluline roll aineringes. Et kui te mõtlete vaalade peale, kes väga-väga süvaookeanist söövad hästi-hästi palju tonne, selliseid palju fosforit sisaldavaid olendeid, tulevad välja ja siis see sõnnik jõuab ühel hetkel läbi väga keeruliste protsesside, kuhu ta jõuab meie põldudele. See tähendab seda, et kui me selle lüli elurikkusest ära kaotame, siis tekib vajadus mille järele? Meil tekib vajadus selle järele, et me peame näiteks kaevandama fosforiiti. Ehk siis küsimus, kas vaalade mättasse löömine on ettevõtlik? See ei ole absoluutselt kahtluse all, see on väga ettevõtlik. Ja küsimus on, kas see on ka ettenägelik? Kas seda tüüpi asju me peaksime julgustama? Me oleme seda tüüpi asju teinud väga palju ajaloos ja näiteks täna me teeme seda siinsamas Eestis ka. Väga suures mahus. Jättes arvesse võtmata need samad väga-väga keerulised protsessid, mida me sellega mõjutame. See ei ole see maailm, millest me räägime, kui me räägime ettevõtlusest, aga me võiksime. Ja võiks siis küsida, et kus siis, milliseid seoseid, milliseid assotsiatsioone iga ettevõtlik tegevus võiks noorte jaoks siis kajastada või kätkeda, kus tema asub oma ettevõtliku tegevusega või sellega alustamisega suures pildis, mida me tahame talle edasi anda. Ja kui me mõnikord mõtleme selle peale, et see maailm, milles need noored on, see maailm ja need õpetajad, kes neid noori õpetavad, ei peaks minu arvates noortele ajama jama. Ja mina ka ei taha täna jama ajada. Ja me teame juba ammu, et aastakümneid tagasi kardeti seda, et meil saavad otsa, mis asjad saavad otsa taastumatud ressursid. Ja seda ei ole juhtunud mitte kunagi. Mitte kunagi ei ole olnud meie mure selles, et taastumatud ressursid saaks otsa. Alati on leitud mingisugune uus ressurss. Alati. Et nagu öeldakse, kiviaeg ei lõppenud seetõttu, et kivid oleks otsa saanud. Samamoodi vasekriis 60-ndatel, sest oli vaja palju telefonitraate teha, tegelikult täna meid enam ei kimbuta. Telekommunikatsioon muutus. Aga täna saavad otsa need asjad, mis peaksid taastuma. Ja see on tõeline kriis, mida me ei ole tegelikult teadvustanud. Need asjad, mis on iseennast taastavad, need tegelikult seda enam ei tee. Me oleme need ahelad läbi lõiganud. Et ehk siis need 4 kriisi, milles me täna oleme ja millega me peaksime tegelema ja mida ettevõtlik tegevus ei tohiks ohustada, aga kõik märgid näitavad, et just nimelt ettevõtlik tegevus on meid kriisidesse lükanud. Et sellest võiks täna ka lähtuda. Ehk siis meil on täna selline majandusmudel, mida me vaikimisi anname noortele edasi. Ja küsimus on, kas me võiksime hakata sellest omavahel rääkida. Kindlasti tekib paljudel küsimusi, et miks nad siis enam ei taastu ja kas me oleme selles olukorras varem olnud, sellel on väga lihtne vastus. Lokaalselt on seda juhtunud väga palju kordi ajaloos. Te kõik olete võib-olla käinud mõnes kohas, kus on mõni lagunenud, möödunud tsivilisatsiooni jälg alati. Nad on lõpetanud oma eksistentsi seetõttu, et nad on kurnanud ära oma ressursid.
Ja samas on olemas ka kogukondi, kes seda ei ole teinud. Nendest me muidugi ei räägi, sest nad ei käi eriti oma maailmavaadet teistele peale surumas. Ja üks põhjus, miks kunagi varem ei ole meil ressursid otsa saanud, on see, et meid ei ole kunagi olnud nii palju. Ja et kui enamus inimese eksistentsist meid on olnud umbes Pariisi linna jagu, siis täna see loomulikult nii ei ole. Et ehk siis, et küsimus, kas meil saavad ressursid otsa, on täiesti legitiimne. Jah, saavad küll. Et me ei mahu enam biogeofüüsikaliste piiride sisse, mis sellel planeedil on. Ja seetõttu paljud inimesed räägivad täna hoopis teistsugustest majandusmudelitest, millest rääkimine võiks vähemalt olla legaalne. Et näiteks mitte kasvupõhine, tasaarengupõhine majandusmudel. Et sellest võiks tohtida rääkida. Ja sellest võiks rääkida ka noortele, sest mul on tunne, et kui need noored peaksid panema iseenda tegevuse mitte silmakirjalikult tänase maailma keskmesse või tänase maailma konteksti, siis kui nad on kõik ära selle õppinud, mida neil on õpetatud teistes ainetes, siis nad võiksid küsida, et aga mis mõttes me peaksime taotlema täna kasumit, kui ometi on ka muid võimalusi. Ja see, mil moel rääkida üleüldse majandusest või ettevõtlikkusest, võiks olla ka muutuv suurus. Ja ehk siis varasemad andmed kõik osutavad sellele, et tegelikult meie, nii nagu ütles Tarmo Soomere hiljutises telesaates, et inimtsivilisatsioonile sobivad tingimused lõpevad ära. Hästi mitmes mõttes lõpevad ära, ehk siis ei lõppe ära elu, aga lõpeb ära selline eluviis, nagu meie siin elame. Ja neid näiteid on hästi palju, hästi erinevaid. Näiteks üks Science'i uurimus, kus paar Itaalia teadlast võtsid aluseks ja mudeldasid kogu maailma nii-öelda sellise taimkatte või metsakao ja vaatasid, et kuidas see mõjutab erinevaid meie ellujäämise võimalusi ja leidsid, et jah, et tõepoolest tõenäosus, et me ei kollapseeru on umbes 10%. Ja siis nende ajaskaalal siis üsna peagi, ehk siis, et mis on see ajaskaala, millest me üldse mõtleme. On ka uurijaid, kes ütlevad, et meil on aega muutusteks alla 10 aasta ja kui panna see näiteks meie armsa laulupeo konteksti, siis umbes 2 laulupeo pärast tegelikult ei ole enam võib-olla mitte midagi teha. On mõelnud, et millest võiks laulda eelviimasel ja viimasel laulupeol. Kas teine, samamoodi Science'i uuring, mis mudeldas seda, et kui nüüd päriselt muutub kliima selliseks, et me ei saa enam väga paljudes kohtades toitu kasvatada, liiatigi need tingimused muutuvad inimese organismile talumatuks, et siis millistes riikides kukub sisemajanduse koguprodukt nulli. Muidugi mõelda, mis see tähendab, et sisemajanduse koguprodukt on nullis, tähendab midagi väga lihtsalt, tähendab seda, et selles riigis ei ole ühtegi elusat inimest. Et nad on kõikest nendes teistes riikides, võib-olla siis nendes sinistes, kus ka meie oleme. Ja see mudel jällegi, siin ei ole nagu väga võimalik selle mudeliga vaielda. Ja küsimus ongi selles, et kuidas meie, mis on need sõnumid, mida me tänastele noortele edasi anname, et kas me istume esireas ja vaatame pealt. Selle kohta ütles väga ilusasti, võiksime mõelda, et äkki see ei ole meie probleem. Selle kohta ütles väga ilusasti hiljutise keskkonnateadlikkuse uuringu pinnalt ökoloog Mihkel Kangur, kui me vaatasime, et inimesed globaalselt arvavad, et maailmal on probleemid, aga Eestil ei ole, et jumal tänatud, et Eesti ei asu maailmas. Ja mida siis jällegi kolmas näide, mida järjekordsed teadlased ütlevad, on sõnum, et see, mis on meie kõige suurem probleem, on rikkus. Ehk siis tarbimine, kasumi taotlus, rikkuse kokkuajamine, et see on see, millest teadlased täna hoiatavad. Et ehk siis, et see on elevant keset tuba, millest keegi ei räägi. Ja me võiksime sellest rääkida. Et ehk siis igasugune tegevus, mis on suunatud ikkagi kasumi maksimeerimisele, sest see tuleb reeglina täna millegi arvelt alati. Ja me võiksime selle peale mõelda. Ja samal ajal ei vähenda see paraku tingimata ebavõrdsust väga paljudes riikides või ühiskonnagruppides. Ja alati võiks küsida, et aga äkki meie pole süüdi siin, sest meie Eesti, kes me ei asu maailmas, et paraku oleme, eks ju, me kuulume selle kõige rikkama hulga sisse, kelle tarbimisega seotud emissioonid on siis lõviosa. Et ehk siis mitte need, keda on palju, ei tekita palju probleeme, vaid need, kellel on palju. Ja palju all ma mõtlengi seda, et meil on ressursse mitte piisavalt ja me ei kuluta ressursse mitte piisavalt, vaid me kulutame ressursse priiskavalt. Ja ma just eile ühe töö peale, mille ma tegin,
küsiti, et kas on ikkagi hea, et nad tahaks mulle rohkem maksta ja ma olin sunnitud vastama, et ma ei taha rohkem raha. Tegelikult mul on piisavalt. Aga et kui siis mõelda lahenduste peale, et aga äkki meid miski päästab, et tegelikult on ju võimalik mõelda, olla hästi nutikas ja süstida noortesse sellist lootust ja nutikust, et me otsime lahendusi just nimelt läbi selle ettevõtlikkuse konteksti. Näiteks ringmajanduslik mudel võiks olla meil abiks. Ja üks viis sellest siis rääkida on siis rääkida niimoodi, et meil on roheline kasv või roheline areng ja see on siis Euroopa Keskkonnabüroo aruanne aastast 2019. Ma arvan, et meil on raske leida ühtegi mõjukamat sellel teemal rääkivat institutsiooni, kes on teinud väga ilusa ja elegantse kokkuvõtte, mille lühike sõnum on see, et roheline kasv on välistatud. Meil on kas keskkonna järjekindel degradeerumine ning majanduskasv või majanduse kahanemine ja keskkonnaseisundi stabiliseerumine või paranemine. Aga rohelist kasvu ei ole olemas, see on müüt. Ma tahaks teada, kas mõni poliitik on sellest näiteks kunagi rääkinud, aga kas mõni õpetaja on sellest oma õpilastega kunagi rääkinud, võttes näiteks kas või inglise keele tunnis selle aruande ette, seda arutanud, sellest mõtelnud. Et ehk siis ringmajandus, seda on nimetatud ka sokutamismajanduseks. Ehk siis see ei muuda tegelikult probleemi olemust, aga see suunab meie energia, meie õhina mingitesse tegevustesse, mis jätavad meile kasuliku mulje, olemata seda tegelikult. Aga energiapööre, ka sellest me räägime hästi palju, äkki roheline energia. Kui me läheksime selle tänase tarbimisega üle ainult taastuvatele energiakandjatele, jällegi Nature uuring, ma arvan, et siin ei ole üldse põhjust arvata, et kahelda nende tulemustes, ütleb, et tõepoolest selleks, et tänase eaga kasvava tarbimisega minna üle roheenergiale, me peaksime kaevandama nii palju maavarasid, maake ja muid ressursse, et see hävitaks ära viimased meie elurikkuse oaasid kogu planeedil. Elurikkus on meie ainuke kindlustuspoliis. Selle seis on täna väga halb. Lihtne näide, kui me mõtleme, kui palju on maakeral täna imetajaid, siis ainult 4% kõigist maakera imetajatest on kes? On metsikud loomad, karihiirest elevandini või sinivaalani. Ülejäänud on 60% on loomad, keda me sööme, 36% oleme meie ise. Ja ainult toimiv ökosüsteem on see, mis hoiab inimtsivilisatsiooni alal. Nii et lihtne järeldus, rohelisele energiale tuleb üle minna küll, aga selle tarbimist tuleb radikaalselt, väga-väga radikaalselt vähendada. Me peame seda vajama. Äkki istutaks metsad tagasi 1 000 000 puud, jälle levinud mõtteviis, et taas metsastaks. Seda mõtet käiakse välja siis erinevate õhinike poolt. Paraku on teada, et kliima ikkagi muutub edasi ja väga sageli sellega on seotud uued probleemid, mis tähendab, et täiendavad puud teatud piirkondades võivad muutuda kliimamuutuse kiirendajaks ja võimendajaks, aga mitte leevendajaks. Ja sellel on erinev rida põhjuseid, miks see niimoodi on, aga et ükski selline hurraa optimism ja algatus ei aita, kui me samal ajal teise käega hävitame. Just paar päeva tagasi võttis Donald Trump ühe suure maastikukaitseala jälle kaitse alt välja, hakatakse rajama teid, viimane nii-öelda selline boreaalne väga elurikas piirkond Ameerika Ühendriikides. Ma ei tea, kas see kuidagi tema valimistulemusi mõjutama hakkab. Ehk siis väga-väga kallis on asjade taastamine. On piirkondi, kus metsad ei taastu kunagi. Öeldakse, et vihmametsad taastuksid võib-olla 10 000 aastaga oma elurikkuses, aga võib-olla mitte kunagi, sellepärast et nende tekkimiseks vajalikke tingimusi siin planeedil enam ei ole. Äkki mingid uued materjalid. Tõepoolest tore mõte, et kasutame lagunevaid materjale. Hiljutine uuring ütles, et enamik või kui mitte kõik, siis nii-öelda biolagunevad või kõdunevad materjalid tegelikult on ääretult kahjulikud ja sisaldavad aineid, mida me tegelikult keskkonda tingimata ei taha. Et aga nendega tegelemine või nende ostmine võib tekitada lihtsalt tarbijale hea tunde. Äkki uued tehnoloogiad? Jällegi, me teame, et iga tehnoloogia hüpe on ressursside kulutamist, võib-olla ühes teises kohas, võib-olla teises vormis, alati rohkendanud ja kordselt. Lihtne näide, kui me läheme paberkandjatelt üle digikandjatele, siis kindlasti me ressursside kulutamist sellega ei vähenda. Vähemalt mitte juhul, kui me seda selgelt ei võta eesmärgiks, ei teadvusta. Ehk siis, aga kui keegi teab mõnda näidet, kus tehnoloogiline hüpe on ressursside kulutamist vähendanud, mitte pannud meid raiskama veelgi rohkem, õigustama raiskamist, olles ennast raiskamisest vabaks ostnud või tähendab sellest keskkonnamõjust vabaks ostnud, et siis hea meelega neid näiteid ma võtan iga kell vastu.
Ehk siis kõik päris lahendused, millest võiks olla kasu, ütlevad selgelt, et ükski nendest lahendustest, kõik need lahendused on õiged ja me peame otsima uusi materjale, ehkki kõige kasulikum on loomulikult kasutada asju mitmekordselt. Me peame loomulikult taastama elupaiku ja elupaiku just nimelt mitte puupõlde. Ja loomulikult me peame otsima uusi energiakandjaid ja loomulikult me peame tegema tehnoloogilisi uuendusi ja loomulikult me peame panustama haridusse. Aga need kõik kehtivad, nendest kõigist on kasu ainult juhul, kui samal ajal langeb tarbimine ja radikaalselt, suurejooneliselt, oluliselt. Ehk siis nende asjade tarbimine, mida me ei vaja või tahame, tegelikult meil ei ole neile enam moraalset õigustust, sest me võtame ära oma lastelt tegelikult igasuguse võimaluse elada sellist elu nagu meie. Aga me ei kujutagi ette, milline see saaks olema. Mõnikord on öeldud võrdlusena, et tänaste keskkonnakriiside lahendamine võiks võtta inimkonnalt umbes samasuguse ühise pingutuse, nagu oli Teine maailmasõda või sellest väljatulek, et kus väga paljud inimesed tegelikult mitmeks aastaks väga suuresti muutsid oma eluviisi. Ehk siis võiks ju mõelda, et aga mis siis midagi ei ole teha, inimene on lihtsalt kasvuahne elukas. Et lihtsalt on selline ja see on see, mida me meedias kogu aeg kuuleme. Et aga ta on selline, ta tahab lihtsalt tarbida, ta tahab olla rikkam, ta tahab saada rohkem asju, ta on nii paganama ettevõtlik. Kahjuks on see tõestunud laias kaares suure valena, aga me väga paljusid valesid usume. Ma tean seda, kuidas õpetajad või õpilased tegelikult usuvad ebatõdesid õppimise kohta ja neid on väga palju rohkem, on neid ebatõdesid kui tõdesid. Selleks, et seda õiget teadmist saada, tuleb põhjalikult kummutada ja uurida oma valeteadmist. Ja see on pikk protsess. Ja loomulikult ka tarbimise ja selle kohta, milline on inimese olemus, levib väga palju väär arusaamu. Ja kui me läheme motivatsiooni juurde, ehk siis minu eelmine küsimus on see, et miks nad peaksid? Miks nad peaksid tegelema ettevõtlusega ja mis vormis see ettevõtlus saab olla tarbimist vähendama? Sest tarbimist vähendama nad täna peaksid. Et kas ettevõtlus ja ettevõtlusõppe mahub majandusmudelisse, milline ta sellisel juhul on, mis tagab pikaajalise ellujäämise? Juhul, kui me tahame pikaajaliselt ellu jääda. Ja kui me räägime motivatsioonist, siis alati on arukas küsimus. Mitte see, kui palju kellelgi on motivatsiooni, vaid see, mis kedagi motiveerib. Ehk siis, miks ta seda teeb? Mis on see, mis teda ajendab? Ja kui me näeme, et see ajend tarbida rohkem, saada suuremat kasumit, tegelikult on iseenda oksa saagimine, siis võiks küsida, kas see on üldse see õige tee, kuhu minna. Ja tõepoolest, mis kedagi motiveerib, tuleb välja, et mitte kõik eesmärgid ei ole samaväärsed inimeste eludes. Ja kui me läheme nüüd tagasi aastasse 93, võib-olla tänasele tavateaduse tarbijale varjatuma, aga väga põhjaliku ja süstemaatilise uurimissuuna juurde, siis Kasser ja Ryan hakkasid uurima 93. aastal seda, et mida inimesed tahavad, mitte mida naised tahavad, vaid mida inimesed tahavad elust. Ja nad küsisid neilt rida küsimusi erinevatelt suurtelt valimitelt ja nad tegelikult alguses panidki ette võimalikud sellised valikud inimestele, et nii-öelda elu eesmärgid või püüdlused, life aspirations nii-öelda. Ja siis nad eristasid ja pakkusid välja sellised, mis tegelikult rahuldavad meie nii-öelda heaolu vajadusi, ehk siis inimesed üldiselt on näidatud, et nad tunnevad ennast hästi, kui nad on teistega seotud, kui nad tunnevad, et nad oskavad oma asja, nad on kompetentsed, neid kogu aeg ei tambita rumaluse eest, mida koolis juhtub vahel ja nad tunnevad, et nad saavad aru, miks nad midagi teevad. Et nad teevad midagi enda jaoks, et see on neile endale oluline. Ehk siis need 3 baasvajadust, mis on meie igapäevase heaolu ja õnne aluseks, tegelikult on seotud rohkem teatud eesmärkidega ja siis on inimestel teatud eesmärgid, mis ka paljusid iseloomustavad, aga mis on suuresti kas vastuolus või siis täiesti nii-öelda ei puutu sellesse, mis meid õnnelikuks teeb. Ja siis nad palusid inimestel hinnata, et kui olulised neile kumbagi tüüpi eesmärgid on. Ja siis võiks tekkida küsimus, väga huvitav, et 2 plokki eesmärke, et mis nad siis olla võiksid. Ja lühidalt olid need siis nii-öelda eudaimoonilised eesmärgid ja sõna eudaimonia me tegelikult tänapäeval väga palju ei kasuta, me kasutame ühte teist sõna hästi palju ja see on hedonia. Et hedoonilisi eesmärke me tunneme kõik ja nendest me räägime kõik ja neist räägib meile meedia ja need on nagu justkui pühad ja huvitaval kombel neid ei tohi vaidlustada. Kasvu ja rikkamaks saamist tegelikult ei tohi vaidlustada, see on kuidagi ebamoraalne. Aga ometi nemad siis leidsid, et on ka teist tüüpi inimesi, kelle jaoks, kui küsida mõlema ploki kohta, kui olulised nad on, tõusevad kõrgemale need
eudaimoonilised eesmärgid ehk siis saada milleski paremaks ja targemaks, saada areneda, panustada headesse suhetesse, hoida suhteid perekonnaga, sõpradega, panustada oma kogukonda, teha midagi selleks, et selles kohas, kus sa oled, oleks parem elu. Ja ehk siis, et õnn sellest, et ma teen õiget asja. Ja teine tüüp eesmärke on siis klassikaline õnn sellest, et mul ei ole valu ja mul on heaolu. Ehk selline klassikaline, mida on ka psühholoogia hästi palju õnnelikkuse uuringutes müünud, kui seda, milline inimene on. Aga ka see on psühholoogia, see on teine uurimissuund. Ja võib-olla see on läinud natuke lähemale sellele, milline inimene tegelikult on. Ja siis ehk siis, et väga hästi juba kõigile näha on ja see teine elupüüdluste plokk on siis väga, väga konkreetne, on ju, et olla majanduslikult edukam, olla ilusam ja olla sotsiaalses staatuses kõrgemal positsioonil. Kui mõtleme kooli peale, mida kooli kontekstis tähendab sotsiaalne staatus, seal me loome väga palju sotsiaalse võrdluse olukordi. Ehk siis, kui me istutame lastele noorest peast vajaduse võrrelda ennast üksteisega, olla kellestki parem, näida parem, näha parem välja, näida targem välja, jumalast mitte eksida, jumalast mitte pingutada, mitte kunagi näidata, et ma olen nõrk, eks ju. Ja need kõik nimetatud seostuvad viletsama õppimisega alati. Ja aeglasema ja vähem sisulise õppimisega. Et siis me võiksime vaadata, et kuidas need eesmärgid, mis inimestel on täiskasvanuna, siis on ennustatud millegi poolt, mis on juba nende kasvukeskkonnas maast madalast olemas. Aga miks nad uurisid näiteks küsida, mis nad teada tahtsid? Nende eesmärk ei olnud tegelikult vaadata, et kes mida tahab. Nad tahtsid teada, kummad inimesed on õnnelikumad. Nad uurisid tegelikult õnnelikkust. Ehk siis seda, kui kõrge on inimeste energia ja elujõud, kui nad midagi teevad, kui nad oma igast päevast läbi lähevad, kas nad lähevad, mõnus on, silmad säravad, või nad pigem on madala elujõuga, nad kahtlevad kõiges, nende silmi ei sära. Ja seda, kuivõrd kerge on nende emotsionaalne, sotsiaalne heaolu, kui kõrge on nende õnnelikkuse tase. Kui madalad või kõrged on nende ärevuse ja depressiivsuse sümptomid. Võime korraks mõelda, Eesti lastel on meeleolu häiretega suuri olulisi probleeme siia taustale. Ehk siis küsimus, kumb grupid on teil siis meeles, tuleb välja, et on gruppe, kes eelistab pigem neid väärtusi, on gruppe, kes eelistab pigem neid väärtusi. Seejuures ei tähenda see seda, et need on absoluutsed alati mõlemale grupile on kuigivõrd olulised ka need teised väärtused loomulikult, aga need lihtsalt ei domineeri. Ja huvitav leid, mida te võib-olla oma peas juba kõik mõtlesite välja, et nii see peabki olema, on see, et tõepoolest need, kelle jaoks selles suhtelise väärtuse skaalal olid kõrgemal selline eesmärgipakett nagu suhted, areng ja kogukond, igapäevaselt olid pigem pidevalt õnnelikumad ja nende nii-öelda vaimse tervise häirete näitajad olid madalamad, ehk siis meeleoluhäirete näitajad olid madalamad. Ehk siis igal oma elupäeval, kui sa tahad pigem neid asju, oled sa õnnelikum. Ehk siis hästi põnev, et mida vähem sa tahad heaolu ja head emotsiooni, seda rohkem sul seda on. Mida vähem sa selle järele püüdled, selle peale pidevalt mõtled, selle järele jooksed, seda rohkem sa seda saad. Ja mida enam oli siis inimese jaoks suhteliselt oluline siis pakett edu, maine, välimus, seda madalam oli tegelikult nende heaolu. Ja kõrgem siis depressioon ja ärevus. Ehk siis mida rohkem me tahame, et meil oleks mõnus, seda vähem mõnus meil on. Mida rohkem me seda taga ajame, et mida rohkem me väldime õigete asjade tegemist ja mida rohkem me teeme asju, mis peaksid tooma meile vahetult mõnu, seda vähem me seda saame. Ja võiks ju küsida, et äkki see oli mingi üks uuring ja seda on hästi palju korratud. Vaatasin ka siia sõites üle uuesti. Väga paljudes eri riikides, aga paljudes vanustes. Näiteks noorte puhul on näidatud, et need, kellel on pigem need hedoonilised eesmärgid, nende puhul esineb väga palju rohkem erinevate ainete tarbimist. Sellepärast loomulikult, et nende psühholoogilised baasvajadused ei ole rahuldatud, nad ei ole õnnelikud. Et nad leiavad oma õnne kusagilt mujalt. Väärkäitumisi, ennast kahjustavaid käitumisi või õppetööd pidurdavaid käitumisi. Seda on uuritud nii väikestel kui 8-aastastel lastel, ehk siis seda saab uurida justkui läbi materialistliku maailmakäsitluse. Seesama nii-öelda vitaalsus, elujõud, energia, säravad silmad, et erinevaid markereid. Ja seda on uuritud erinevate meetoditega. Ja seda on uuritud erinevates kultuurides. Me võime minna kollektivistlikesse kultuuridesse ja jällegi psüühika on sarnane. Võime minna Skandinaaviasse, Ida-Euroopasse, jälle need seosed on kõik hästi sarnased. Ja see kehtib ka erinevatel sotsiaalmajandusliku staatuse tasemetel. Ei ole nii, et ainult lumehelbekesed hakkavad mõtlema
suuri mõtteid. Ja lisaks näidati ka seda, et jah, nagu ma ütlesin, see eesmärkide nii-öelda lahknevus ongi kultuuriülene. Teiseks nad näitasid seda, et pigem ongi nii, et nad on kaks paketti. Et ei ole nii, et ma pigem tahaksin et midagi ühest ja midagi teisest, et tahaksin näiteks olla rikas, aga ennast arendada. Et pigem on nii, et kui ma tahan olla rikas, siis ma pigem tahan ka olla ilus ja nii edasi. Et eks siis need tõesti nagu kuidagi klasterduvad kokku. Ja nad pigem on siis vastandid, et me ei ole kaks korraga. Ja jällegi, minnes tagasi, ma ütlesin seda korraga, ma ütlen seda uuesti, mis on selle tulemuse mehhanism, miks see niimoodi on, miks on seotud õnnetundega see, et ma tegelikult ei aja taga rikkaks saamist. Ja need samad eudaimoonilised eesmärgid, eks ju, tegelikult on väga palju rohkem meie enda kontrolli all. Need on olukorrad, kus meie ise valime, mida me teeme, kus me teeme asju omas tempos, kus me ei tunne survet, kus me tunne pidevat survet, kus me ei tunne teiste kontrolli, kus me ei sõltu teiste hinnangutest, teiste väärtustest, teiste arvamustest. Enamasti teised inimesed ju peksavad ka segast. Et ehk siis need eudaimoonilised eesmärgid toetavad just nimelt seda, mis on näidatud paljudes muudes uuringutes, et nad toetavad meie psühholoogilisi baasvajadusi. Kui eesmärgiks on eneseareng, siis ma saan kogu aeg tunda, mida kompetentsust. Kui eesmärk on olla rikas, siis tõepoolest ainult see kompetentsus on näidatud olevat kõrgem natukene kui teised baasvajadused ka nendel, kelle eesmärk on majanduslik heaolu. Ma võin olla kompetentne selles, kuidas ma oma majanduslikku tegevust korraldan. Aga nii autonoomia, ma ei saa tunda ennast vabana, omas tempos tegutsejana, ma olen väliste jõudude survestatud. Ja ka seotus on see, mis alati konkurentsiolukorras kukub, alati. Ja kuna seotus on kõige võib-olla kesksem või nii-öelda baasilisem või fundamentaalsem meie baasvajadustest, me tahame olla inimestega seotud, siis rõhuasetus materiaalsetele väärtustele võtab ära aja seoste ja suhete loomiseks teiste inimestega. Ja samal ajal paneb sellega igasuguse muu surve alla vajadust teistega võidelda. Et eks siis paraku on see hästi loogiline. Minul läheb hästi närvimustaks see, et seda tulemust, seda on näidatud nii palju. See on nii selge, mingis mõttes on see nii selge. Me teeme ikkagi nägu, et seda pole olemas. Huvitaval kombel nendel inimestel, kes tahavad suuremaid autosid ja suuremaid maju ja kõike seda, pikemaid reise, on ka suurem jalajälg. Ehk siis mida teadus ütleb, et kasumi tahtmine teeb sinu ja minu õnnetuks. Mis on see, mida me ettevõtlikkuspädevuse kontekstis neile ütleme kasumi kohta? Kas me ikkagi ütleme seda? Kas me ütleme seda, et kuule, hoia oma hobuseid tagasi? Ja see kehtib. Meil ei ole alust arvata, et Eestis ei kehti, ehkki üks mu tudeng hakkab seda just uurima. Aga teadus ei ütle seda, aga me näeme seda, et seda soovi olla rohkem finantsilises mõttes, seda müüakse meil igast kanalist. Et me ei saa teha nägu, et seda ei toimu. Ja tõesti, teatud psühholoogia suunad ütlevad seda sama. Ja ka need on nad ei võta arvesse seda, kuidas võib-olla psüühikast veel saab mõelda ja mida psüühika kohta veel saab teada saada. Ja põnev on see, et hoolimata sellest tulemusest ükskõik kuhu me seda sõnumit ei kanaliseeriks või kus me seda ei ütleks, siis terve maailm ütleb, et tarbimise vähendamist ei tohi ega saa kellelegi soovitada sellepärast, et keegi ei ole nõus halvemini elama, halloo, aga te elate juba halvemini. See ongi juba halvem elu, mille sees me oleme. Et kahjuks ei ole võimalik mitte ühelgi inimesel luua iseendast kontrollgruppi ja võrrelda. Me võime elada suhteliselt halba elu ja arvata, et see on optimaalne, sest ma ju kogu aeg püüdlengi nende asjade poole, mis seda õnne peaks mulle tooma, aga nad kurat ei too. Ehk siis jällegi väike lifehack kõigile teile, kui te näete enda kõrval tulevikus kedagi, kes rapsib majandusliku heaolu pärast, mis aina suureneb ja aina suureneb ja suureneb. Et ehk siis ta püüdleb ilu, staatuse ja raha poole, sa tead, et ta püüdleb siis suurema depressiooni ja ärevuse poole. Siis iga päev ta astub samme selleks, et olla natukene õnnetum. Et kui veider see on, minu jaoks on see hästi veider. Ja et ehk siis arvates, et meil on üks elu, võiks ju seda proovida elada nii, et iga päev me ei ole rohkem suuremas masenduses. Võiks ju küsida. Aga kas need on kaasa sündinud? Kus sellised paketid inimeste sisse saavad? Nüüd on aeg vaadata meie koolisüsteemi poole ja mitte selle poole, mida me teeme ettevõtlusõppes rangelt, vaid selle poole, mida me teeme iga päev maast madalast, võib-olla alates lasteaiast, aga kindlasti absoluutselt igal üldhariduse õppetasemel.
teadus ütleb ka seda, et need samad elueesmärgid on modifitseeritavad, need on muudetavad keskkonna poolt. Ja mida enam kontrolliv ja survestav on keskkond, seda enam me saame need inimesed, kes pigem omandavad need samad hedoonilised väärtused. Ja sellest mehhanismist ma räägin natuke põhjalikumalt. Ehk siis tõepoolest me teame, et kui õppijal on ümber selline keskkond, kus ta tunneb kogu aeg neid 3 baasvajadust, mille juurde ma kohe lähen hetkeks tagasi, siis ta õpib sügavamalt. Ta julgeb minna rahulikult ja aeglaselt ja pusides õppimise sisse. Ta julgeb küsida küsimusi, ta julgeb peatada õppeprotsessi, kui ta ei saa aru. Ta eesmärk ei ole teha asi valmis ja minema. See on see, mida me koolis, mida ma õpetajatelt kuulen kogu aeg, et õpilased on suunatud kiirele läbi kappamisele ja see ei ole nende enda omadus kindlasti mitte. Tore on see, et ta õpib palju suurema pingega, selles mõttes ta ise paneb endale peale suurema kognitiivse pinge, rohkem näeb vaeva, on tohutult asjas sees ja ta tunneb ennast seejuures hästi. Tema vaimne tervis ei kannata, vastupidi. Ja ta teeb seejuures ka neid asju, mis teda ei huvita. Ehk siis küsimus, kas meil on vaja tingimata huvi koolis taga ajada? Tegelikult ei ole. Kõik asjad ei ole huvitavad, mitte kunagi ei saa igavad, ma ei tea, andmetöötluse aspektid kellelegi huvitaks. On alati igas valdkonnas asju, mis ei ole olemuslikult huvitavad. Ja see ei olegi oluline. Aga me teame seda, et kui me toetame 3 baasvajadust, näiteks õpilane teab, miks asjadele vajalik on, siis ei pea me teda survestama neid asju tegema. See on lihtne näide selle kohta on punase tuledega seismine. Näide, mida ma sageli teen, me kõik seiseme punase tule taga, mitte sellepärast, et meid sunnitakse, mitte sellepärast, et see on meie huvi. Vabal ajal lähen, seisan natuke punase tule taga, ei usu seda, eriti, et niimoodi oleks. Et meil on vaja hoopis 3. tüüpi motivatsiooni, ehk siis see, et see tegevus on minu perspektiivist sügavalt mõtestatud ja mind ei pea sundima ja see ei pea mind huvitama. See on täiesti saavutatav just nimelt läbi teatud tüüpi motivatsiooni toetamise. Ja lisaks ta teab, kes ta on, et ta läheb näiteks keskkoolist välja ja ta teab, kes ta on, ta teab, mida ta teha tahab. Me kõik teame võib-olla mitte teaduspõhiselt, aga kogemuspõhiselt noori, kes pärast keskkooli lõppu ei tea, kes nad on. Osad neist ei julge seda isegi tunnistada. Nad lähevad tegema midagi, sest nad saavad aru, et see ei ole nemad, sest neil ei ole mitte kunagi olnud küsimust, kes nad ise on. Ja mis need baasvajadused siis on? Et ehk siis, et me tahaksime kõik neid õpilasi. Me tahaksime, et nad oleksid motiveeritud. Ja see on nüüd lingitud tegelikult meie kõige esimese teemaga, eks ju. Mis neid peaks siis motiveerima? Ja meil on needsamad nimetatud 3 eeldust. Kui iga päev tema koolisüsteemis on kogu aeg toetatud tema seotuse tunne. See, kui ta tunneb ennast veidrikuna, kui ta tunneb ennast pahasti, kui ta tunneb ennast väljajäetuna, kui ta tunneb, et ta ei meeldi oma õpetajale. Ja lugusid, kuidas õpilased tunnevad, et nad ei meeldi oma õpetajale, sest miks ta muidu karjub, jõuab iga päev minuni. Et eks siis me ei pea mõtlema tingimata selle peale, kuidas õpilane on valmis muutma maailma, kui ta satub näiteks ettevõtlikkusprogrammi. Me peaks mõtlema selle peale, et iga päev, kui me tapame tema baasvajadusi või pärsime neid või ignoreerime neid, et siis me ei saa ka selles olukorras, kus me tahaksime, et nüüd pane silmad särama, nüüd hakka maailma muutma, et ta siis võtaks selle kusagilt välja. Et meil on väga palju viise, kuidas seotust tappa ja lõhkuda. Ja üks viis, kuidas me seotust kogu aeg lõhume, on see, et me loome kooli hierarhiaid. Võimekad, vähem võimekad, need, keda tunnustatakse aplausi saatel aatriumis kord aastas ja need, kellega seda kunagi ei juhtu. Need, kes on sisegrupp ja need, kes on põlatud välisgrupp, kes peavad kusagilt mujalt leidma oma seotuse, oma grupi. Tunne, et ma oskan neid asju, mida ma teen. Ehk siis küsimus, millal hakkavad meid asjad huvitama? Asjad hakkavad meid huvitama siis, kui me saame nendes hakkama. Ehk siis, kui meil on koolis õpilasi, kelle jaoks õpitav on liiga keeruline või liiga lihtne, siis mõlemal juhul tegelikult tema väga oluline baasvajadus on rahuldamata. Ta ei saa seal õnnelik olla, ta ei saa seal tegelikult, tema areng on pärsitud, mitte kummalgi juhul ei saa ta tegelikult õppida, et ei saa seda mõnusat tunnet, et mina saan asjadest aru, mina lähen edasi, mina arenen. Et see, et ma saan aru, mida minult oodatakse, mida minult eeldatakse, ma saan aru, kuhu pöörduda kohe, kui ma jään hätta, see tunne, et täiskasvanud on emotsionaalselt kättesaadavad. See on see, mis on motivatsiooni teine tabureti jalg. Motivatsiooni toetamisest võib alati mõelda nagu 3 jalaga taburetist. Ma võib-olla peaksin hakkama sellist endaga kaasas kandma.
Ja need nagu tabureti puhulgi siis ei saa istuda ühelgi taburetil, millel on üks jalg puudu või kaks jalga puudu. Ja kolmandaks see tunne, et ma tean, miks ma midagi teen. Et need asjad, mida ma teen, on päriselt, mul on antud aega, et mina saan aru, miks need on mulle vajalikud. Et ehk siis see tavapärane, et me ei tea, miks me seda teeme, aga hakkame lihtsalt tegema. Et ei toeta, et inimesed jõuaks ise mõtestada, miks asjad neile olulised on. Ja kui me räägime nüüd autonoomia vajadusest või autonoomia toetamisest, siis võiksime korraks tagasi mõelda selle ettekande algusele. Et kui me teeme asju, mis ikkagi lähevad risti vastupidi meie pikkadele eesmärkidele, meie hoolivusele selle suhtes, et meil oleks elukeskkond ja hoolivusele kõikidele nendele organismidele, keda me iga päev tegelikult hävitame massiliselt ja nendele elupaikadele, mida me hävitame sellepärast, et meil on vaja kasumit toota. Et minu jaoks on siin kõige rohkem, kõige suurem selline vastuolu. Et me võiks küsida, et äkki on noori, kes tegelikult ei taha seda. Nad tahaksid hoopis oma ettevõtlikkuse suunata millelegi muule. Ja ma rõhutan, see ei peaks olema rohepesulahendused. See ei peaks olema ringmajandus, sellepärast me teame, et ringmajandus lihtsalt on mask sellele, et tarbime samamoodi jumala eest edasi. Ärme midagi vähenda. Et ehk siis, et mul on tunne, et see mõte, mida me peaksime siin hakkama mõtlema, on täiesti sõnastamata veel täna. Ja mul on tunne, et me ei saa noori motiveerituks, kui miski selles, mida täiskasvanud neile räägivad, on ebakõlaline, on silmakirjalik. Kui üks õpetaja, üks kanal ütleb, et kuulge, me oleme suures hädas, me peame muutma kohe ja kõike ja radikaalselt, kui me tahame vältida väga suuri kataklüsme, mille jooksul me jääme ilma arstiabita, ilma toiduta, ilma turvalisuseta, päris kindlasti. Ja teisest aknast öeldakse neile, et aga teeme seda kõike edasi või siis teeme näo, et me ei tee seda, aga tegelikult ikkagi teeme, sest me katame oma kasumi taotlemispraktikat rohelise uduga. Ja ehk siis kui me mõtleme selle peale, et igal õpilasel, kui me tahame, et nad hiljem oleksid need, kes teevad maailmas muutusi ja oleksid aktiivsed, mitte passiivsed, siis neil peaks olema kogu aeg 12 aastat see tunne, et ma olen teistega seotud, ma olen õpetajaga seotud, et ma jagan matsu ja et ma tean, miks ma midagi teen. Ja see on päris keeruline. Ja selleks me võiksime mõelda, et millised need strateegiad siis olla võiksid, kuidas neid toetada, kuidas neid asju pärssida. Ja tuhandeid väikeseid samme, mida me saame teha ja tuhandeid väikeseid liigutusi, mida me võiksime vältida. Kas või see, millise hääletooniga ma õpilastega räägin. Ma võin näiteks tunda õpilase vastu huvi või tema lahenduskäigu vastu huvi toonil, mis selgelt ütleb, et ma kavatsen kohe seda naeruvääristada, eks ju. Et see ei ole see, et ükskõik mida mina siin praegu ütlen, kui me paneme selle juurde sellise suhtlusstiili, mis on külm või mida õpilane tajub külmana või mis on põlglik või mis on hinnanguline, siis unustage ära. Need laused, mida mina siin räägin, ei tähenda mitte midagi selles kontekstis. Ehk siis kuidas kõigepealt saavutada see olukord, et ta tunneb ennast päriselt seotuna ja ta saab päriselt aru, et sa tunned tema vastu siirast huvi ja et sa austad temas inimest. Ehk siis, kuidas pärssida kvaliteetmotivatsiooni, ent toetada ja ergutada lastes rämpsmotivatsiooni. Ehk siis just nimelt seda, mille tulemusena nad lähevad hiljem tahtma raha, võimu ja välimust. Et hakkaks lihtsalt tegema asju, hakkaks lihtsalt pihta, aga ärge rääkige, miks see neile kasulik võiks olla. Ja eriti kasulik on rääkida sellest, miks iga üksik õpitegevus, igas õppeaines, iga päev, miks see neid toetab. Eriti kasulik on rääkida seda nii, et nemad ise leiavad selle põhjuse. See võib võtta õppimisest väga olulise aja ära. See võib võtta võib-olla mitu koolitundi. Miks me seda teeme? Aga siis, kui nad teavad, miks nad seda teevad, siis edasi me ei pea neid võib-olla enam eriti survestama. Me saame nendega mõnusasse diskussiooni astuda. Ja kui selgub, et see asi, mida te tahate teha, ei olegi kuidagi nende vaatenurgast mõtestatud, siis jätke see ära. Järelikult, kui te ei oska seda nendeni viia, nemad ise ei leia ühtegi põhjust ja sina eksperdina ei oska öelda, et ma saan aru, et teie hetkel ei näe, aga vaata, kui me vaatame sellest vaatenurgast, siis see tegelikult on mõistlik ja vajalik. Okei, tõepoolest on ja niimoodi ma ei osanudki mõelda, et see ei tähenda, et me võtame sealt eksperdi ära, see ei tähenda, et nad otsustavad ise, aga eksperdina ma saan kogu aeg toetada seda, et nad saavad aru, miks asjad on nende jaoks vajalikud. Ja kui mina seda neile räägin, siis nemad ei konstrueeri seda teadmist ise. Nemad peaksid selle loo ise endale välja mõtlema iga kord. Ehk siis, kuidas õpitav läheb näiteks nende väärtustega kokku? Kas ettevõtlikkuse õpe läheb kokku nende väärtustega, mis neil on?
Aja nad võistlema, kui sa tahad tappa kvaliteetmotivatsiooni, aga toetada rämpsmotivatsiooni ja nende tulevast pikaajalist ja püsivat õnnetu olemist, siis lase neil konkureerida just nimelt õppimise ajal. Kui nad tahavad võistelda ja konkureerida olukorras, kus ei toimu enam õppimist, lasku käia. Me ei lähe keegi olümpiamängudele suusatamist õppima, vaid seal me juba oskame. Aga kui me räägime olukordi, kus nad peaksid midagi õppima, siis on loomulikult võistlemine motivatsioonile ja sisulisele õppimisele hävitav. Seda ei ole vaja teha, see segab neid, sellepärast, et meie psüühika suudab, meie töömälu suudab keskenduda korraga väga vähestele asjadele. Ja töömälu on väga piiratud ressurss. Alati sõidab vajadus mitte jääda grupist välja üle vajadusest mõista materjali sügavuti. Alati. Siin ei ole mingit küsimust. Ja väliselt me saame justkui motiveeritud inimesed, aga seesmiselt see materjal on neile täiesti ükskõik. Ehk siis ära sega neid võrdlemisega. Looduses teatavasti ka, olen bioloogia tudeng, võin seda öelda, looduses on väga palju suhtevorme, konkurents on väga vähe esinev suhtevorm kõigi teiste suhtevormide hulgas, ent see on ainuke, mille jooksul on mõlemal liigil halb olla või kõikidel isenditel halb olla. Nii et konkurents ei ole tavapärane looduses, aga koostöövormid on. Ignoreeri neid, ignoreeri seda, kes nad on, ära tunne huvi, kes nad on, kui pärssida motivatsiooni. Ja eriti oluline on siin emotsioonid, et kui me pisendame, naeruvääristame ja vähendame laste emotsioone, siis me pisendame ja naeruvääristame väga suurt osa nende isiksusest, nende identiteedist. See on väga suur, sinu emotsioonid on nii suur osa sinust. Ja uuringud näitavad, kui me tahame toetada päriselt autonoomset motivatsiooni, siis me alati tervitame, aksepteerime ja oleme väga-väga toetavad nende emotsioonide suhtes uurime, mis on nende tagapõhi ja kindlasti aksepteerime, et need emotsioonid tekkisid. Ja samamoodi kõige mõnusam ühele teismelisele on see, kui meid huvitab, kuidas ta mõtles. Ja võib-olla ka noorematele lastele ja et kui väärtustatakse minu mõtteprotsessi, et kui selleks meil aega ei ole, me ei tea, kuidas nad mõtlevad ja meid ei huvita see ja me teeme asjad ära, läheme laiali, siis me kindlasti õppimist ei toeta. Et kui me saame võtta kaasa tema mina õppeprotsessi, ükskõik millise konksu pidi, ükskõik kui väikese lingi kaudu, et ta teeb asja, mis on tema, mis väljendab tema väärtusi, mis väljendab tema isiksust, mis väljendab tema huvisid, tema tulevikupüüdlusi sel hetkel. Et siis meie tegelikult oma õppetulemuste mõttes alati võidame. Suru peale tempot. Tehke asju õppekava tempos, tehke asju enda tempos, olge kärsitud, kiirustage, utsitage neid takka. Sest täiskasvanuna meile ju tegelikult see ei meeldi, aga millegust me arvame, et lastele see kuidagi sobib. Et autonoomiat toetav, motivatsiooni toetav õpetaja järgib õppija tempot. Ja õppimine toimub väga aeglaselt. Ja õppimine toimub läbi väga paljude valestartide, väga paljude algsete väärmõistete kujunemise ja siis nende hilisema ümber tõlgendamise. Ja õppimine toimub siis, kui nad ei pea tegema nägu, et nad on keegi teine, kui nad tegelikult on. Et ehk siis, mida enam me surume peale kindlaid viisi, kuidas nad tohivad olla, seda hullem. Kindlasti tasub rämpsmotivatsiooni saavutamiseks neid kontrollida emotsionaalselt sellega, et me avalikult neid tunnustame ja kiidame selle asemel, et neid igapäevaselt kogu aeg öelda, et ma märkasin, kuidas sa lahendasid, märkasin, mida sa tegid, ma imetlen jubedalt, kuidas sa püsid selle asja kallal. Mida enam mitteformaalne ja siiras ja konstruktiivne sisuline tagasiside, seda parem. Ja viimaks, tegutsege, aga ärge jumala eest reflekteerige, mis toimus, mis vigu tehti, mida õpiti. Et ajupidi me teame, et kõige kasulikum on teha vigu ja neid vigu arutleda ja võib-olla kasulik on ka ette mõelda, teha pre-mortem analüüs, mis vead võivad tulla ja mõtelda nende üle. Et ehk siis õpilased tunnevad ennast kaoses, kui nad tegelikult ei jõua läbi mõelda, mida nad peaks tegema, mida nad tegid ja mis juhtus, kuidas veel oleks võinud mõtelda. Normaliseerime mõtlemise, arutlemise, üksteise märkamise ja unustame ära siis selle, et me peame kogu aeg mingit täiuslikku tulemust kiitma. Ja lõpetuseks väga meeldib Aveliina Helmi selline lause, et muuta tuleb kõike, väikseid asju ja suuri asju. Ja mul on tunne, et me peaksime võib-olla muutma mingid asju hariduses selleks, et meie maailm saaks kesta edasi nii, et ta on elukõlblik. Aitäh, Grete! Palun! Mulle meeldis, kuidas sa silmanurgast kontrollisid, kas ma hakkan juba üles tegema vaikselt kogu aeg, aga no jaa. Väga keeruline. Ma usun, et ettevõtlusõpetajad tunnevad ja teavad seda konflikti nende sees ja me kõik oleme ju, kes rohkem sügaval sees, kes natukene pindsemalt, eks ju.
aga me saame aru, et sellist suurt muutust on vaja. Mõned sellised kiired küsimused siit. Ja üks küsimus kõlab nii. Olles majanduse ja ettevõtluse suuna õpilastele Grete Arro räägitud vaatega sidunud ettevõtlust keskkonnaga, siis näen, et paljude õpilaste mõttesüsteemis tekib kursuste lõpuks teistmoodi vaade keskkonnale ja majandusele. Aga süsteemselt ettevõtlusõppes toimub muutus väga aeglaselt. Mida tuleks teha, et räägitud vaade jõuaks kõikide ettevõtlusõpetajate tundidesse, kui kaua selleks veel aega kulub? No ma ei tea, kas sa seda oskad vastata, et kui kaua aega kulub, aga et see keskkonna mõõde peaks olema ettevõtlusõppe lahutamatu osa, see on kindlasti vajalik. Ja see on kindlasti vajalik ja seda on leidnud ka teised. Hiljuti just üks ökoloog Lennart Lennuk käis selle välja, et erinevates ülikoolide õppekavades ka majanduse juures me peaks seda õpetama. Ja tegelikult Eesti on nii väike, see punt, need samad inimesed, ettevõtlikkuse arendajad on peaaegu et siin ruumis. Eesti on nii väike, me saame kõigile öelda, et kuule, muudame seda fundamentaalselt. Ma olen ise õpetanud ettevõtlikkusõppe nii-öelda meistriklassides ja ma näen, et see teema tegelikult ei ole integreeritud. Ehk siis me võime korraks markeerida, me oleme jamas ja siis edasi läheb kõik samamoodi tegelikult. Ehk siis, et ma näen, et seda päris üksinda ei tee ära, aga ühtegi asja ei tee vist üksi ära. Ja ilmselt kõige keerulisem selle juures on see, et see emalugu või see põhilugu ei taha kuidagi muutuda. Et me endiselt näeme ülevalt poolt kuni alla välja ikkagi hoopis teistmoodi jutustatud arusaamist tulevikust. Just nimelt nii tulevikust kui ka sellest, mis asi on inimene ise ja mis teeb teda tegelikult õnnelikuks ja mida me üldse oma tulevikudest tahame. Et ma arvan, et siin on mitu vale lugu ja see on see, mida ikkagi eri valdkonda teadlased kõik võivad öelda, et minu teadusvaldkonnast võib iga teadlane öelda, levib maailmas vale lugu, aga et äkki meie asi on tõusta püsti ja hakata seda lugu rääkima rohelisel laval. Just sellepärast sa saidki sinna poole ka sätitud, et oleks kontekst õige. Aga kui tõsiselt veel mõelda, siis ju see, mis sina praegu teed, ehk siis püüdes leida jätkuvalt kangekaelselt aega selle jaoks, et ka õppidamas käia, eks. Ja sa õpid siis keskkonna bioloogiat ja elustiku kaitset. Eks ju. Ja arusaadav, et see, mis me nägime hetk tagasi, ongi ju juba siis interdistsiplinaarsus ehk psühholoog kohtub keskkonnateadmistega. Kui sa korraks prooviksid panna veel neid mudeleid, kust võiks leida uudseda arusaamist, sest meie fundamentaalne küsimus on ikkagi selles, et meil ei ole tegelikult seda head vastust, kuidas hakata tarbimist kahandama. Kus see võiks tulla? Kusjuures mul ongi tunne, et ta võiks täna aina enam tulla sellest, et kuna meil on aega, me teame ka seda, et aju on hästi neuroplastiline, võib kõike seda ära õppida ja sügavuti erinevaid valdkondi. Me teame inimesi, kellel on mitu kõrgharidust, kes näevad maailma läbi mitme perspektiivi, saab neid perspektiive valida vastavalt probleemile, mida lahendatakse. Et hästi tore oleks, kui selles kambas oleks näiteks rohkem majandusinimesi. Meil on tegelikult teatud hulk selliseid fundamentaalseid asju, millest me räägime, meil on ühiskond ja kuidas see toimib. Meil on seesama psüühika, mis on universaalne, me võiksime seda omajagu tunda ja meil on keskkond, mis seda kõike tagab ja siis on inimeste loodud süsteem, mis on majandus. Ja küsimus ongi selles, et milliste sammudega samm-sammult me saaksime seda hakata ümber mõtestama, kui me hakkame lahti laskma näiteks majanduses olevatest vaikimise eeldustest inimese kohta, mis on tegelikult valed. Et lihtsalt teine näide kõrvalt on see, et väga paljud juristid, kes tegelevad ka inimesega, tegelikult ei tea, kuidas inimene ise töötab. Ja niipea, kui nad saavad aru, et okei, teatud viisil tegutseda pole tegelikult õige, me saame kaugemale, kui me võtame arvesse psüühikat, siis elu läheb paremaks. Et võib-olla, kui me saame keskpõrandale kokku, kui me saame leida viisid, kuidas eri valdkonnad rohkem sõbralikult koos räägivad, ilma et nad üksteise pihta kogu aeg tulistaks ja nad hakkaks lammutama ükshaaval müüte üksteise teadmistest. Et miks ma läksin bioloogiat õppima, ma tean, et mu teadmised on mõistelised bioloogia vallas ja ma tegelikult tahaks rääkida sellest nii, et ma saan ise aru, millest ma räägin. Ja neid samme saab teha. Ma ei hakka küsima, millal see doktoritöö siis tuleb selle sünteesi vallas, aga me jõuame loodetavasti ära oodata enne, kui see teine laulupidu on olnud. Ja. Grete, aitäh! Suur aitäh! Tänan! Sulle ettekande eest ja selle väikese sellise reality checki eest, mis siin selle ettekande sisuks ju tegelikult oli.